Lätis käisime, vaata, see tegi mulle ka seda. No tere! Kolmas kord siis aadu mõnelikult, üle väita. No tere! Tere! 2 nädalat on möödas. Kõigest 2 nädalat. Ole nüüd, kus. 2 nädalat on nüüd möödas siis eelmisest korrast, kui me Eestis käisime. Täna on meil käes reede. Eile õhtul tulime jälle taas kord. Täna käisime poes, võtsime seda värvi juurde, millega me siis neid uksi värvime. Võtsime Võtsime juurde seda värvi, millega me neid uksi värvima. Võtsime mingisuguseid pintsleid, värgid, särgid, ühesõnaga mingisugust nipet-näpet asju. Käisime veel toidupoes, ostsime endale mingit söögikraami siia. Meie külmik asub seal rõdul, väga vajalik teavitas. Ühesõnaga, minu eesmärk on täna ära värvida suure toalagi. Ma hakkan nüüd, tegelikult ma ei tea, kas mina värvin või Roland värvib, aga kõigepealt mina hakkan katma neid palkide ääri. Panen sinna need teibid, ilusti värgid, särgid, et saaks hästi värvida. Roland hakkab värvima meile uksi. Ja ma arvan, et lae, seinad ma võin värvida, aga lae võid siis. Lääne oli tuhti see, et kui sa võid lääne, sul pintsiga juurde selle ääre ikka värvi vaata. Selle. Ja siit äärest kindlasti. Sest kui ma värvin, ma nii pidi ikkagi. Jaa, see pohh oli. Arvad ka pohh oli? Kas sa pohh oli nii pidi? Jah. Värvida, sabi, siis sealt hakkab tulema ka. Jah. Ehk siis kui ma nii pidi värvin. Ehk siis see ääred ikka veel ette käärele. Ühesõnaga, meie tänane gameplan on siis ära värvida uksed, liistud, uuesti teist korda siis lagi värvida ja võtta siit suurest ost juba siis parketti ära, et saaks homme värvida seinad. Meil on siin kukumees ja kuskil on sussuka, sussupiiluks ja... Ma rääksin see, ma ütlesin enne juhe. Meil on täna siis seekord taaskord tibud kaasas ja järgmine nädal tulevad ka. Ojo, te olete ikka nii lundu. Ei siia külla peale. Miks kolme asju tegi? Miks siia peale? Näe, nibu jäi paljaks täpselt. Ma voolab ära rohkem tee. Miks ma ei või? Ma ei viitsi, ma pean pesema seda. Ei. Näed, südame peale. Ei, enam särki kokku tee, enam särki kokku nii. Ma sa ei või. Ma käisin Rocca al Mares, eks ole, sulle pesu otsimas.
ja ma kogemata hüppasin veel mõnda poodi. Hüppasin siin seisse. Ja seal oli nii palju jõulutavaari, et mul tekkis masendus. Ma väga tahtsin, aga ma käisin ainult 2 riiuli maha, et siis ma sain aru, et seal oli nii palju asju. Seal on põhjust kõik asjad, mis ma tahaksin. Ja siis ma läksin ruttu välja. Ma uhke sulle. Ma olen kurb. Käraline sõltuvus. Ei. See ei ole sõltuvus, kui ma tahan, et mu kodu oleks jõuluvaipsiga. Jaa, aga peaaegu raha läheb. Ühesõnaga. Jõudnud kohe läbi. Ei, pole alanudki detsember. Kas täna on 1. või? Jaa. Mis kuupäev meil täna on? 1. Ühesõnaga, meil on uus päev. Uued toimetused. Roland mähib ikka veel nende ustega. Ei mähime. Okei, mähime. Ja sa mähid. Minu eesmärk on nüüd hakata mähkima selle maalriteibiga ja ma pean siis kinni katma kõik need. Okei, see on paha näide, sest siin on nii pime. Aga liistud põhimõtteliselt. Kes see kraabib, kurat? Eesmärk on värvida ära seinad ja panna siia tuppa tapeet ära. Sinna. Nii et ühesõnaga ma hakkan nüüd selle teibiga katma neid liistusid, et kui seinu värvime, siis värvi läheks liistude peale. Eile sai ju lagi värvitud, liistud värvitud ja see kõik näeb juba nii hea välja. Noh, vaiksed naksitrallid. Jah, vaiksed naksitrallid. Tšupu, baby, oi, sooled, no. Nii, aga mul oleks vaja ka valgust. Osta ise. Mida? Ta on nii roosa. Meil on nii palju seda veel. Lusi. No. Mis saab? Roosa võtta. Siin ei ole roosa, see on tõesti teine järgi. Ma arvan, et lugu on halb. Mul on vaja värviproovi sinna, kes on suurde lõppu. Praegu on halb lugu. Oi, plää. Empsi seinad on sellised. Ma ei tea, ei ole ju kole. Ma ei tea, kuidas see kaamerasse jääb, kas see jääb või ei jääb. Ma olen see kuinud mõelnud. Mul on väike paanika, ma ütleks teile. Ühesõnaga, nüüd on lugu selline, et ma otsustasin, et me värvime ikkagi selle seina ära, kuhu läheb valge tapeet. Sest et ma juba märkasin, ma ei tea, kas siit video pealt on näha, aga seal on mingisugused tumedamad kohad, kus on mingid kruviaugud või mis iganes. Need jäävad kuidagi välja kumama. Võib-olla, kui see tapeet ära kuivab, võib-olla siis ei jää nii hästi kumama, aga lihtsalt, et vältida mingisuguseid tulevasi probleeme, et see jääb kole või need asjad, mis siin seinad peal praegu on. Näiteks siin on mingi tumedam koht, siin on mul mingi pliiatsjäljed, kus ma pahteldasin ja nii edasi. Et lihtsalt vältida seda, et need äkki jäävad läbi kumama, siis me tõmbame ikkagi siia ühe kihi värvi peale. Lihtsalt katta ära need koledad kohad.
eile me siis avastasime, et see värv, mida me lasime novembri alguses kokku segada, see ei ole absoluutselt see värv, mida me tegelikult tahtsime. Nagu me eile rääkisime, siis see jäi väga-väga roosa ja me nüüd mõtlesime, et mida kuradit me siis selles olukorras teeme. Nüüd, kui see värv, mida meil on 40 liitrit põhimõtteliselt, see enam ei sobi meile, on ju. Kaks varianti oli, 2 lahendust oli ja esimene mõte oli siis see, et me lähme selle värviga lihtsalt poodi tagasi ja laseme selle professionaalil siis uuesti ümber toonida. Professionaalil ümber toonida, eks ole täpselt. Ma üldse ei kujuta ette, kuidas neid värve tegelikult kokku segatakse. Kas see käib lihtsalt niimoodi, et sinna arvutisse sisestatakse see kood ja see masin ise segab? Kas on variante, et ühes poes on need masinad paremad, teises poes halvemad? Et ma ei tea, nagu millest see olukord üldse tekkida sai, et see värv tuli nii roosa, sest et meil oli seda värvi tegelikult, täpselt sama värvikoodiga värvi. Meil oli ka väike törts alles. Sama baasvärvi peal. Kõik oli sama ja sellega on mu ema kodu siis värvitud ja see ei ole absoluutselt roosa. See on väga ilus. Mul on siin värvikaardid. No see peaks olema selline. Muidugi jällegi ma ei tea, kui palju siit kaamerast midagi näha on. See peaks olema selline hele, lihtsalt õrna mingisuguse väikse tooniga. Aga lihtsalt meil on ta siin nagu full roosa. Et ma ei tea, kuidas see sai üldse niimoodi minna, et see värv nagu meil niukene roosa tuli, et see ebaõnnestus on ja. Või siis oli teine variant, et me ostame ise lihtsalt valget värvi ja proovime seda värvi lahjendada. Läksime siis selle peale välja, et laseme seda teha ikka professionaalil. Roland võttis täna need 40 liitrit, võttis need suured panged endal kätte, viis need panged autosse, et lähme nüüd siis sinna värvipoodi tagasi, on ju. Me ostsime need siis Mustika Bauhofist. Ja jõuame siis poodi ja see sama tädi oli seal. Ja ta oli nagu täiesti hämmendunud, et mismoodi sai vale värv tulla. Ta mind palus seal ette ja taha vabandust on ja. Nii et ma ei tea, kas see saab olla ka mingisugune inimlik eksitus, et midagi läkski pekki talle on ja. Et jah, ühesõnaga. Nii nagu meie esialgne plaan oli, et me soovisime siis, et tema selle värvi kuidagi ära fiksiks. Et mina eeldan seda, et kuna tema seal värviosakonnas töötab, et ta tunneb neid värve läbi ja lõhki, ta teab, kui sa lisad nüüd seda nii palju, siis sa saad selle värvi, kui sa lisad seda nii palju, siis saad seda värvi selle tooniga või selle pigmendiga sa saad seda roosat nii-öelda neutraliseerida või mis iganes. Ma eeldasin, või ma eeldan siiamaani, et inimene, kes töötab seal värviosakonna putkas, et tal on need teadmised. Aga loomulikult ei lähe need asjad kunagi nii, nagu sa mõtled, asjad ei ole kunagi nii lihtsad. Meil on iga asjaga, mida me siin teinud oleme, on mingisugune error olnud. Ja kogu aeg tuleb mingisuguseid pisikesi töid juurde, mida me ei osanud arvestada. Asjad võtavad mingi 1 miljon korda kauem aega ja nii edasi. Ja ka ta oli täiesti nõutu seal, ta ei teadnud põhimõtteliselt, mida teha. Tema lihtsalt soovitaski meile, et ostke lihtsalt üks valge värvi potsku juurde. Nii siis ostsimegi selle valge värvi ja ta soovitas ka, et lisage ise sinna pigmenti juurde. Ja ma võtsin beeži pigmendi lihtsalt igaks juhuks, et musta ei julgenud võtta, halli ei julgenud võtta, äkki on liiga intensiivne, aga beež tundub täpselt siukene, mis võiks sellest kõigest nagu midagigi välja anda. Nii et ostsimegi siis selle valge värvi, ostime selle kuradi pigmendi, mida mina ise esialgu nagu täielikult välistasin, et me ei hakka ise mingisuguste pigmentidega lisama, sest me ei saa, ise tehes head nahka ei pruugi tulla. Ma ei tea, kas ma sõnun sellega jälle midagi ära, aga ühesõnaga ostsime ka tünni ja nüüd me siis kallamegi ühe selle suure tünni siia veel suuremasse tünni, lisame selle valge ja segame ära, vaatame, kas ta läheb heledamaks. Üks törtse. Seda pani ikka väga vähe. Midagi roosakas peesitab, ma ei tea.
nädalavahetuseks ongi taas kord kõik. Värvida me ikkagi jõudnud, sest et meil sai akutrelli aku otsa. Sellega me siis segasime seda värvi ja kuna me lisasime sinna natukene värvi seda pruuni pigmenti ikkagi juurde või beeži pigmenti ikkagi juurde, siis oli vaja ta kindlasti korralikult läbi segada. Kuna seda jõudnud, siis hakkasime tapeeti panema siia kuldsesse tuppa, mis vanasti oli siis kuldne tuba ja saimegi pandud, siin on praegu pandud siis see akna siin ja siit kuni põhimõtteliselt ukse taha välja, seal on näidata saan ka tegelikult siiamaani sai pandud ja panime siia selle pistikupesa ka ära, õigemini Roland pani, ma ei teinud midagi. On ju kubumis, nüüd lähme jälle laeva peale ja see läks korraks siis taas kord nii palju. Järgmine neljapäev tulen juba tagasi, mina tulen neljapäeva hommikuse laevaga, Roland tuleb õhtuse laevaga, võib-olla tuleb ka hommikuse laevaga, täpselt veel ei tea. Et siis tuleb taas kord selline pikk nädalavahetus. Nii et näeme juba jälle varsti. Ja siis saab juba tegeleda ka uste värvimisega, kui me saame õige värvi. Ja hakkamegi värvima suure toa lage, suure toa seinu ja siis ma arvan küll, et me jõuame teise tuppa tapeedi ära panna.